Tere, olen Jaanus Järveküla, Stone & Crystal OÜ omanik. Olen tegelenud ligemale 12 aastat üldehituse, loodusehituse ja potsepatööga. Meie eesmärk on väärtustada puhast keskkonda, näidata inimestele, et saab ka teisiti. Ei saa alati nii, nagu ette näevad meile üldised nõuded, üldine keskkond, vaid see, kõige olulisem on see keskkond, kus me pärineme, ehk siis see, kus me praegu oleme. Me oleme täielikus looduses. Aga siit on inimene saanud ka alguse, metsast. Ja inimese loomulik keskkond on loodud temale vastuvõetavate materjalidega. Ehk siis materjalidega, mis tulevad otse loodusest ja mida on töötatud piisaval hulgal, kuid mitte keemiaga. Ja sellist põhiprintsiipi ka meie rakendame oma töös. Kasutame looduse mustrit, ehk siis üraski mustrit puidu peal. Kasutame saarepuitu, kuusepuitu. Me esitleme üraski mustrit kui looduse kordumatut loomingut. Potsepatöös me väärtustame väga palju materjale. Väga palju, nii mõnedki inimesed soovivad, et ma tahan ahju, mis kestaks 100 aastat. Ja see on võimalik. Aga sellisel juhul ei saa me kasutada poematerjale, vaid kõik see materjal peab tulema nii ja tehtama nii tellisteks, nagu tehti seda kõike 100 aastat tagasi. Vaid nii me saame asja, mis kestab tõesti 100 aastat ja mida on ka praktiseeritud 100 aastat. Need teadmised ei ole kuskile kadunud. Need teadmised ei ole surnud. Me lihtsalt peame otsima, proovima, katsetama ja enda jaoks uuesti leiutama. Siin ei ole midagi keerulisemat. Kõik saab alguse iseendast. Kui inimene tahab, sellest algab kõik. Oma tehtud ahjudes, pliitides me kasutame ka väga palju just selliseid esivanemate tarkusi. Kasutame maakivi, korralikku tellist, korralikku savi telliste vahel ja rakendame väga palju nüansse, mida rakendati ka 100 aastat tagasi. Ka 100 aastat tagasi tehti ahjusid, mille kasutegur on väga kõrge. Nüüd vahel me oleme selle unustanud. Me tahame alati minna lihtsamat teed. Aga kas see lihtsam tee on alati õige tee? Vahest tuleb rakendada lihtsalt neid printsiipe, seda mõtteviisi, mida rakendati 100 aastat tagasi. Ja me saame sama hea asja, kui tehti 100 aastat tagasi.